Tere tulemast tagasi Head Hoomika podcasti kuulajad. Meie oleme Michelle ja Annika. Ning täna ma tahaksin tegelikult seda episoodi alustada tänusõnadega. Tänusõnadega kõigile, kes on võtnud eraldi aja ning andnud meie podcastile tagasisidet, mis tänaseks päevaks on tegelikult ületanud kõik ootused. See tähendab väga palju, kui inimesed saavad päriselt oma eludesse juurde rohkem selgust ning soovivad teha seda level up'i. Annika eravastuvõttudele pole kunagi varem olnud sellist tungi ning need edulood on hämmastavad. Seega veel kord suur tänu teile kõigile. Kuid nüüd tänase teema juurde, milleks on viha. Viha on sõjakas jõud, aktiivne negatiivsus. Viha on oma olemuselt vägev jõud, mida saab kasutada katapuldina suuremasse vabadusastmesse. Kuna viha trigerdavad peamiselt suhted, eriti lähisuhted inimeste vahel, siis vaatame seda teemalt just peamiselt suhete kaudu. Ja annan sõnajärje sulle üle, Annika. Viha on energia, mille tõttu algavad sõjad. Ometi saab seda kasutada ka edasiviival moel. Viha ärkab siis, kui miski ei lähe nii, nagu me seda soovime. Meile tundub, et teised on süüdi ja me tahame ennast maksma panna. Viha on ründav negatiivsus, sellisest kergest pahameelest kuni raevuni, kättemaks tagarääkimisest kuni veritasudeni välja. Viha on hirmu ja ebakindluse ületamine rünnaku kaudu. Ma näitan sulle. Selline tagasitegemine. Vihas olevad inimesed on ärritunud, plahvatavad, kibedad ja pahurad, nördinud ja pahatahtlikud, kättemaksuhimulised, õelad, süüdistavad ja kaitsvad, põikpäised ja sarkastilised, kannatamatud, frustreeritud ja agressiivsed. Kui me oleme vihas, siis me tunneme tihti vastikust, sellist eemale tõukumist. Ja ka mässumeelsus on viha üks vorme. Ehk kõik, kus me oleme sellised vägivaldsed või ärakasutavad. Vihasena me tunneme ennast palju elusamana kui apaatias ja kurbuses. Ehk seal me suudame tegutseda. Ja paljud tabavadki ära triki, kuidas viha ära kasutada nii, et passiivsest nõrkusest välja saada ja edasi liikuda. Ehk katapuldina, nagu Michelle alguses ütles. Kui meil õnnestub ületada apaatia ja kurbus, ehk selline lootuset ohvri seisund, ning me järjest õpime ületama hirmusid ja ärevust kui eluviisi, siis meid hakkab juhtima iha parema elu järgi. Aga paratamatult me kogeme oma ihade täitmise teel hulgalisti pettumust, mis viib frustratsioonile, mis omakorda sillutab tee vihani. Viha sellise ebavõrdsuse, ohvriks olemise, ebaõigluse vastu on võimeline andma tõuke, ärgata unisest apaatiast ja hakata lõpuks elama, tõusta üles ja hakata tegutsema. Nagu mitu korda siin öeldud, et kasulik on ta siiski ainult tõukejõuna, et õppida juurde, elada targemalt. Elustiilina see jõud hävitab. Miks? Sest ta viib pahatahtlikkuse ja vihkamiseni. Ehk vihas elades hakkad sa otseselt või kaudselt kahjustama teisi. Ehk elu enda ümber laiemalt. Ja õige varsti elu sinu ümber annab sulle märku, mida ta arvab elu lõhkumisest. Ehk inimese kõikides eluvaldkondades tekib erosioon, energia väljavoolamine. Enamuses meist on tohututes kogustes alla surutud viha. Kuna meil on iseenda sees kehv tunne oma pahatahtlikkuse pärast, ehk me ei meeldi endale sellel hetkel, siis viha kogunemine tekitab meis sellistes kogustes alateadlikku süütunnet, et meile tundub tähtis tembeldada see, kes viha põhjustas, kuidagi valeks. Et meie viha tema vastu oleks piisavalt õigustatud. Kuna viha energia iseenesest on destruktiivne, siis tegelikult ei ole üldse vahet, kui õigustatud selle tundmine meile tundub. Me paratamatult muutume omaenda viha ohvriteks. Seda alla suruda ja marineeruda oma vihas ja pahatahtlikkuses on, võib öelda isegi aeglane enesetapp, mis röövib sul tervise, välimuse ja enesehinnangu. Viha välja elada on kaudne enesetapp. Vahel piisab ühest raevupurskest, ühest vihaga öeldud sapisest märkusest,
et mingi oluline suhe jäädavalt ära rikkuda. Ehk veel kord, viha kaudu elada ei ole mõistlik. Ja viha kui energia ainus mõistlik rakendus, lisaks siis sellele katapuldi meetodile, on ta transformeerida tagasi puhtaks elujõuks. Millised on viha teised allikad peale luhtunud ihade? Väga tihti kasutatakse viha hirmu ületamiseks, relvana, et saada oma jõustatuse tunne. Selline tunne, et olukord on minu kontrolli all. Et ma olen siin keegi, kellega peab arvestama, et minust ei saa lihtsalt üle sõita. Ehk parim kaitse on rünnak. Ja see töötab väga hästi. Ehk igal juhul on see parem, kui muutuda selliseks allaandjaks, kellest tõesti sõidavadki lõpuks kõik üle. Viha erivorm on püha viha. See on selline meeletu energia, mis ärkab inimeses siis, kui ta näeb, et midagi tehakse räigelt elu vastu. Et keegi ilmselgelt kahjustab selliseid mingeid absoluutväärtuseid. Näiteks, kui keegi tuleb ja kahjustab su pere või kedagi lähedast. Püha viha eripära on see, et ta ilmneb hästi järsult ja lühiajaliselt. Nagu terava sööstuna sulle teada andes, et tegutse kiiresti, muuda kiiresti ja otsustavalt midagi. Aga tegutseda sealt edasi tuleb juba kainena, teises energias, et mingi vale asi õigeks pöörata, sest selleks on vaja vihavaba arukust. Vihas tegutsemine teeb kõik ainult hullemaks. Püha viha võib tekkida, kui sa komistad sellisele nähtusele nagu gaslighting, kui sinu või lähedaste ellu satub manipulaator, kelle tegevuse tulemusel saavad inimesed psüühiliselt kahjustatud, sest nad hakkavad usaldama ja uskuma seda teist inimest rohkem kui iseennast ja muutuvad juhitavateks. Nii see teine inimene võtab teiste elud tasapisi üle. Ja see on selline uskumatult peen ja julm manipulatsioon, mille ohvriks langevad ka kahjuks väga haritud ja targad, edukad inimesed. Kõige levinum on viis, kuidas mingite vaimsete võimetega inimene kuulutab ennast guruks, kellel ongi nagu püha õigus teistele haiget teha. Ja inimesed satuvad täiesti väljapääsmutasse olukorda, sest nad hakkavad siiralt uskuma, et guru teab, mida ta teeb. Ja selliste mõjude alt välja saada on praktiliselt võimatu. Aga see on juba nii omaette spetsiifiline teema ja kuna tuleb välja, et Eestis on seda uskumatult palju. Just eile õhtul oli üks eratund ühe noore tüdrukuga, kes oli üle 10 aasta sellise inimese meelevallas ja peaaegu uskumatul viisil sealt ka välja saanud, siis see teema väärib, et teha sellest eraldi täiesti podcasti osa. Nüüd tagasi tulles tavaellu, kõige sagedasem vihaallikas ja toide on uhkus. Ja veel täpsemalt tema üks vorme, edevus. Edevus vihaallikana tuleb esile sellises vormis, mida me teame eneseohverdusena. Eneseohverdus on üks kummalisemaid nähtuseid suhetes. Ehk ma ohverdan ennast sinu nimel. Keegi tunneb niimoodi. Ja kui siin midagi selle suhtega juhtub, siis tekivad süüdistused, et et ma olen andnud sulle kogu oma nooruse, elujõu ja nüüd sa lähed näiteks noorema naise juurde. Ja minus ärkab viha loomulikult. Eemalt võib tunduda, et see on nagu täiesti okei, et vaeseke jumal õigust tal on vihane olla. Aga kui sa lähemalt vaatad, siis see ei ole üldse okei. Ehk selle alus on sügav teadmatus. Ja sellest tuleb meeletu valu, sest armastus ei ole äri. Ohvrimeelsust on tegelikult peresuhetes uskumatult palju. Üks tunneb, et ohverdab end teise nimel ja tahab, et tema ohvrimeelsust tunnustatakse. Aga see teine pole tihti üldse teadlik sellest ja siis on nagu väga hämmastunud, kui vaene ohver tunneb, et tema ohvrit ei väärtustata ja muutub tasapisi mürgiseks või endasse tõmbunuks. Ja siis partner tunneb omakorda alateadliku survelt, millele siis juba omakorda tekib alateadlik vastuseis paratamatult. Sest mitte ükski hing siin ilmas ei talu survestamist. Igasugust survestamist tõlgendab teine inimene kui oma vabaduse piiramist ja eriti tundlikud selles osas on mehed. Ja nii kogu see kodune õhkkond muutub õige pea külmaks ja mürgiseks. See on nii banaalne, nii igapäevane. Ometi väga-väga paljud ei tea, mida nad teevad.
ja väga paljud suhted käivad alla selle valemiga. Eks selle valemi nimi on siis emotsionaalne väljapressimine. Emotsionaalne väljapressimine on nagu selline kerge variant psühhohuligaansusest. Et anna mulle seda, mida ma tahan, või ma karistan sind. Karistan eemale tõmbumisega, rahulolematusega, vaikimisega, mossitamisega, põlgusega ja vihaga, mis on kogu selle käivitav jõud tegelikult. Eks sa taandad sellega oma partneri endale aruandmata kaubaks. Kui mulle on tagatud see ja see, siis ma omalt poolt olen armastav, hooliv ja hea. Kui aga mulle ei anta seda, mida ma tahan, muutun nõmedikuks. Väljapressija enda jaoks on see kiire isiksuse taandarang, mis lõpeb kibestumise ja üksi jäämisega. Kokkuvõtvalt taandub kõik alati motiivile, mis on see sisemine põhjus, miks me midagi teeme. Siis praktilise poole pealt, kuidas sellest välja saab, kui seda teadvustada, mis toimub, piisab ainult teha sisemine otsus ja siis harjutada ennast jälgima, mis tegelikult meie sees toimub, mis on see sisemine motiiv, mille pärast me midagi teeme. Hästi ausalt ja rahulikult jälgida ennast, sellest tekib tohutu selgus ja alles selgusest avanevad ka väljapääsuteed, et siis korrigeerida. Sest isegi kui me sellise peidetud väljapressimise teel teiselt saame midagi, see sügavalt niikuinii ei toida meid. Näiteks väljapressitud kompliment, sellel on alati selline kibe maitse juures. Nüüd veel juurde sellele teemale, et see enesohverdajate salajane uhkus oma niinimetatud suuremeelsuse ees muudab nad omakorda väga haavatavaks, kui nende ohvrimeelsust ei hinnata ega tunnustata. Ja lisaks vihale, sealt edasi, käib allakäigutee enese haletsuseni ja sellega kukutakse kolinal emotsionaalse skaala põhja kurbusesse. Ja sealt omakorda võib veel kord nagu päris põhja apaatiasse langeda. See on see meeleheitlike koduverenesse teema. Järgmine viha superkäivitaja on ootused. Kuna iga vaikne ootus, et partner teeks midagi, jällegi survestab seda vaikselt seda teist inimest ja tekib alateadlik vastuseis. Ja viha juure ravi sellele lootusetule olukorrale, nii ohvri seisundile kui ootustele, ehk nad käivad käsi käes tegelikult sisuliselt nagu sama asja kaks eraldi külge, on hästi lihtne. Ehk Lester Levensoni sõnastuses apply love and everything resolves. Kui me mõtestame ümber kogu oma panuse peres armastuseks ja laseme lahti kõikidest ootustest teise suhtes, siis see lahustab selle vastuseisu hästi kiiresti. Ehk kui sa päriselt hakkad lähtuma armastusest, siis kaob täiesti ära selline mõiste, nagu et keegi kasutab kedagi ära. Ja kui kainelt kogu sellele olukorrale otsa vaadata, võib tekkida taipamine, et ma olen teise inimesega tegelikult koos ainult ühe asja pärast. Ma armastan teda ja tema on minu valinud samuti ainult selle pärast. Ja et see armastus päriselt saaks jätkuda, on ainus võimalus tehagi kõike, mis seda suhet puudutab, ainult armastuse pärast. Kui see sügavalt ära taibata, kaob hetkega kogu see valumass ja senine muutub naeruväärseks. Ja siit edasi muutub kõik, mida me teeme armastuse väljenduseks, nagu kingituseks, millel ei ole ühtegi hinnalipikut ega vastuteene ootust, ehk suhetest kaob kaubandus. Ainult ja ainult selline suhe muutub kergeks ja vabaks ehk elegantseks. Ehk pisimgi liigutus, mida me teise heaks teeme, muutub meile endile kingituseks, ehk ta hakkab tootma jõudu, mitte ei kurna seda. Veel kord, paarisuhe ei ole äri. Hetkest, kus ta äriks muutub, ei ole enam tegemist elegantse paarisuhtega. Selle asemele tuleb külm kalkulatsioon, külm matemaatika, mis ei rahulda tegelikult mitte kumbagit enam. Kui tabada ära see lihtne lahendus, siis ei lähe üldse väga palju aega, kui see teine inimene hakkab täiesti vabatahtlikult ja rõõmuga sulle vastu andma, sest ta tahab anda.
sest see on armastuse loomus. Aga veel kord, see töötab ainult siis, kui sa teed seda päriselt. Armastus on energiana sellise kvaliteediga, kus manipulatsioon ei ole võimalik. Kokkuvõtvalt võib öelda, et me saame, mida me tahame ainult siis, kui me lõpetame selle nõudmise. Ehk viha kasutamine, ükskõik mis, kui päris algusesse tagasi tulla, ükskõik mis luhtunud unistuse, ootuse, täitumatuse puhul, viha kasutamine ei anna meile mitte kunagi ja ei saa mitte kunagi põhimõtteliselt anda seda, mida me tegelikult tahame. Ta teeb ainult alati kõik halvemaks. Kui me siis oma suhtes ja peres ja seda sama ju saab laiendada suhetele nagu absoluutses mõttes nagu laiemalt. Ehk kui me lõpetame vägivalla, igasuguse vägivalla, ootuste varjatud sellise kalkulatsiooni, tahtmise survestada kedagi, siis sellises peres kasvanud lapsed on kõige õnnelikumad kõikidest, sest nad saavad sellise päris õige mustri, kuidas on võimalik oma elu ja sealt siis edasi kõiki teisi suhteid nagu päris algsest kohe õigeks teha. Paraku enamus meist kannab endas oma päritolu pere mustreid, mis on kõike muud kui elegantsed. Ja kuidas need mustrid, mis meie eludest kurnavad välja kõik ilusa, kuidas need juurteni endast välja saada, selleks on vaja ära õppida väga täpne metoodika. Paraku sellised mustrid on nii sügavad ja nad on nii sügavalt meie alateadvuses ja siis rannivad meid sellise jõuga, et liiga lihtsalt neile ligi ei pääse. Ühelt poolt, aga lihtsaks muutub see ligipääsemine, kui sa täpselt tead seda tehnoloogiat ehk metoodikat. Siis on see võimalik. Ja kuna mulle isiklikult on just see osa elust ehk minu lähisuhe oma mehega ja peresuhted ja sõbrad on olnud kõige tähtsamad asjad üldse, siis ma olen seda osa ka kõige põhjalikumalt uurinud ja tundma õppinud. Sest elu esimesel poolel tegin ka mina ühe vea teise otsa. Ja praegu võin kindlalt väita, et see on võimalik elada elegantses suhtes, aga ainult ühel viisil. Siin on tõesti, vähemalt minu teada ei ole ühtegi alternatiivi. Paarisuhte õnnelikusaste on võrdeline inimese emotsionaalse intelligentsusega. Ühelt poolt on selle nagu meistriklass ja teiselt poolt pidev eksam, mis sunnib veel täpsemaks oma teadmiseid timmima ja oskuseid. Ja ma jagan siin ühte lihtsat elementaarset võimalust, sellist muutust suhtumises, suhte dünaamikas üldse, mis võib tunduda liiga lihtne, aga ometi ta töötab imeliselt. Eks see on siis üks võimalus, kuidas teha viha juureravi. Igasuguse suhte, eriti paarisuhte, üks kuldvõtmekestest on tunnustus. Tunnustus on palsam kõikidele potentsiaalsetele vihapõhjustele ja samas ka selle ravi. Tunnustus mitte manipuleerival tasemel, vaid mõistmisena, et teise inimese kohal oleks sinu elus. Iga väiksem käsi, mida ta kodus teeb või kuidas ta sinu suhtes käitub, on tegelikult kingitus. Ja seda tuleb õppida nagu lugema või kogema sellisena. Igal rahulolematuse või viha väljendus teise poolt, mis meis omakorda seda trigerdab, selle võib keerata 180 kraadi enda kasuks, kuna iga kriitika taga on tegelikult peidetud soov. Saab harjutada endale sisse sellise küsimuse, mida see teine inimene tegelikult soovib, mille suhtes ma pean natuke tähelepanelikum olema, kus ma olen olnud liiga enesekeskne, mida mitte tähele pannud, mida teine tegelikult vajab ja nii edasi. Ja kui oma arengus jõuda taipamiseni, et iga suhe kellegi teisega on peegel, mis igal hetkel toob halastamatult välja meie nõrkused ja isekuse, siis muutub selline suhtumine elustiiliks ja ta muutub kõige kiiremaks võimaluseks ja paari suhe disainida nagu päriselt õigeks, juure pealt õigeks. Õigeks siis headuse, sellise tugevuse ja tarkuse mõttes. Ja kui hakata niimoodi elama, siis selle tulemusena sa ühel hetkel taipad, et
ma meeldin endale järjest rohkem ja rohkem. Lisaks sellele, et suhe läheb järjest paremaks ja paremaks. Ja sellisel meeldimisel ei ole midagi pistmist uhkuse või eneseülistusega, nartsissismiga, vaid pigem on tegemist sellise väikse vaikse rõõmuga, et sa oled ära tabanud midagi, mingi nagu sellise elu sügavama seaduse. Ja et elu ongi elus ja elu ei saa petta ja eluga ei saa manipuleerida. See lause, et eluga ei saa manipuleerida, see on üks, mis võiks jääda kõlama kogu sellest podcasti seeriast. See on üks selline võib-olla, kuidas ma ütlen, nagu seadus või teadmine, mis on minusse sügavalt juurdunud. Ei ole kiirteid manipuleerimise mõttes. Ehk kõik kiirteed tähendavad, et sa saad pihta sügavale printsiibile, millega tuleb asendada siis kõik sellised shortcutid, mida sa tahad teha nagu ebaõigel teel. Ehk ausus, veel kord ausus ja on ainus alustala. Ja et oma elus siis selline maapealne paradiis enda jaoks disainida, selleks ei ole teist teed. Ehk sa pead muutuma tugevamaks ja targemaks ja ausamaks. Ja niimoodi elada on hästi huvitav, et kaob ära täiesti argipäev, sest tegelikult elus puudub rutiin, täielikult puudub. Ja selline lapsepõlve värskus ja päris elu maitse tuleb vaikselt tagasi. Ja selles mõttes on viha super hüppelaud, nagu alguses sai mainitud, sest temas on nii palju energiat. Kui seesama energia otse kohe transformeerida ja kõik paari suhtes viha trigerdavad situatsioonid ümber programmeerida, ainult selle teadmisega on võimalik väga lühikese ajaga oma suhtes imesid teha, ilma ühegi liialduseta. Ja see on juba viharavi fundamentaalsel tasandil. Iga vabastatud viha toodab meile tagasi sama koguse puhast elujõudu ehk armastust, kõige sügavamat armastust, mille baasilt omakorda saame hakata disainima suhet, mis on kaugelt üle olmelise ellujäämise taseme, kuhu paratamatult väga paljud suhted degradeeruvad aja jooksul ja selle halliks igavaks muudavad. Üks selline hästi lihtne asi, mida saab veel teha, on harjutada ennast ümber sõnastama iga kriitilist märkust teise kohta, mis tahaks välja hüpata soovina. Et palun, kas sa võiksid teha nii, mitte et jälle sa oled teinud midagi nii või nii. Ehk kõikide nende tillukeste muutuste tulemusena saab luua koju päriselt teist sügavalt austava ja tähelepaneliku sellise sooja õhkkonna. Ehk lõpetada igasugune manipuleerimine igal tasemel. Hakata elama radikaalse aususe tasemelt. Radikaalne ausus on kõikide muutuste algus, kõikide eranditult. Ehk jõuame jälle Sedona meetodi juureni. Ükskõik, milles on küsimus või probleem, ehk potentsiaalne viha allikas, esimene samm on alati radikaalne ausus. Lõpeta häma, enda õigustamine, teiste süüdistamine, teiste valeks tembeldamine ja võta piiramatu vastutus oma elu eest. Siis ja alles siis tekib sul piiramatu võimalus oma elu ise disainida. Harjuta ennast selle teadmisega, et minu vastutus on piiramatu. Kui sa vaatad elu enda ümber, siis kõik inimesed, kes on midagi saavutanud, on jõudnud selle lihtsa tõeni ja seda tugeva kalju ja vundamendina kasutades hüpanud ebatavalistesse kõrgustesse, siis ükskõik mis alal. Tunnustuse teine pool, mis imelisel moel sulatab kõik viha põhjused, on hakata märkama teise inimese tegelikku panust meie ellu selliste tillukeste killukeste kaupa. Ehk sisemiselt justkui üles ärgata oma rutiinist ja tuimusest ja hakata tõeliselt väärtustama selliseid väikeseid, suuri, imeväikeseid asju. Igapäevaseid lihtsaid armastava headuse vorme, seda nii siis lähisuhetes kui sõprade ja tuttavatega suheldes, mis lõpuks loomuliku arenguna jõuab selleni, et sa hakkad päriselt väärtustama iga korda, kui sa kellegiga suhtled. Teed sellise väikese nihke oma suhtlemisharjumustes, aga teed seda totaalselt. Nagu sisemiselt märkad selle inimese väärtust enda elus, kes iganes sinu ruumi satub. Huvitav on see, et sa ei pea seda üldse sõnades väljendama. Muidugi võid, kui see tuleb siiralt,
vaid piisab, kui sa vaikselt sisemiselt nagu tänad. Näiteks, kui mõni sõber või elukaaslane kas või helistab sulle. Sellise suhtumise tulemusena hakkavad teised inimesed tundma ennast kindlana ja väärtuslikuna. Kõigepealt sinuga suhtes alati, aga see kindluse ja väärtuse tunne ju kandub nendega omakorda laiali ja kaasa nendega. See on selline imetilluke nihe, ei maksa midagi, aga selle mõju on nii uskumatu, et peaaegu maagiline. Maagiline siin ilma ühegi liialduseta, sest see, mis ta teeb maagiliseks, on sa iga kord lisad natuke armastust. Tillukese, killukese. Ja selle toime ongi raviv. See ei ole manipulatsioon. See on päris elu. Ja sellise sooja toitva armastuse ruumi pärast, mida selline suhtumise muutumine kaasa toob, selle ruumi pärast me ju tegelikult pere loomegi. Sõpradega koos olemegi. Ehk pere annab meile võimaluse luua oma isiklik väike maailm suure maailma osadest, mida ainult meie haldame ja naudime ja vastutame selle eest. Ehk teatud kvaliteedi, milles me tegelikult tahame elada. Ehk me loome sellise oma sooja turva pesakese keset meeletut maailma, kus jõudu koguda, taastuda ja mängida. Kui selle isikliku maailma loomist võtta kui väljakutset, ehk kui intelligentne ma siis tegelikult olen, ehk kui ilusa kodu, ilusa nii sisult kui vormilt ma siis luua oskan. Ja teha sellest omaette väike selline mänguline projekt, siis annab veel ühe nagu sellise lisapõhjuse viha energia kiireks vabastamiseks. Ja sellised tillukesed teadmised praktikas käivitavad palju suurema protsessi, kus väga kiiresti iga inimene, kellega sa kokku puutud, muutub sinuga suheldes sisemiselt tugevamaks. Pinge ja ärevus taanduvad temas ja nii piisk piisa haaval saab sinu tutvusringkond oma jõu tagasi. Tagasi usu oma headusesse ja jõusse. Ehk elu maitse tuleb ellu tagasi mitte ainult sinul, vaid ka see hakkab kiirgama järjest kõikidele nendele, kes on sinu ümber. Ja see on juba viha süvaravi. See päris armastuse jõud, mis algab lihtsast headusest, selle jõud on tohutu. Sellise lihtsa tunnustuse kaudu on võimalik transformeerida kõik oma suhted loetud päevade jooksul. Muutus on nii drastiline, et see tundub peaaegu ulme. Mul on endal mitu kogemust sellist, aga kuna siin on tegemist hästi konkreetsete inimestega ja siis ma nimesid ja neid lugusid ei hakka siin tooma, aga selles mõttes, miks ma nii pikalt sellel peatun, sest ma olen seda väga palju kogenud, selle tegeliku mõju. Niisiis, kui kellegi suhe pole päris see, mida ta soovib, siis võib endalt hakata küsima, mida ma pole selles teises märganud ja hinnata saanud. Nii ennast teiste väärtustele ümber häälestades me tuleme välja oma isekuse sellisest nagu sudust ja hakkab avanema täiesti teine pilt. Nüüd on veel üks eriti selline, võib öelda isegi räige vihavorm, eriti julm ja seda mõlemale osapoolele. Selleks on krooniline põlgus ja kibestumine. Eks sa eladki sisuliselt akuutse valu sees. Kui see on suunatud iseenda vastu, viib see inimese sügavasse depressiooni ja sealt edasi kuni psüühikahäireteni. Allasurutud viha ja põlgus hakkab hävitama füüsilist keha. Praktiliselt kõikide haiguste, eriti artriit, migreenid, põletikud, kõrge vererõhk, infarktid, insuldid, fataalsed haigused. Kõikide nende kuskil alguses on olnud midagi negatiivset, mis on käivitanud viha, mida on alla surutud. Ja loodus näitab, et selline energiaklass nagu viha on nii tugevalt elu vastu, et ta hakkab hävitama iseennast, eks see energia ei kõlba elamiseks. Alla surutud viha tapab, vaikselt tapab nagu sõna otseses mõttes su keha. Ja üks, kuidas ta nagu saab sinu elus võimust võtta, on selline fenomen, mida me nimetame õigustatud vihaks. See on viha kõige ohtlikum vorm. Meil on tehtud midagi halba. Loomulikult meile tundub, et see on ebaõiglane
me õigustatult oleme vihased ja me haume kättemaksu. Ehk me jätkame, õigustame vihaenergias jätkamist. Ja selline eluviis viib oma nagu räigetes vormides kiremõrvadeni, terrorismini, sõdadeni. Tavaliselt kättemaksus siis. Ehk selle tulemused räägivad iseenda eest. Hind, mida inimesed maksavad endas ja teistes viha õhutamise eest, on üüratu. Ja paraku seda lihtsalt ei teata. Ehk algab nagu lihtsatest asjadest ja see lumepall hakkab veerema selliselt, et mingil hetkel ei suuda seda enam peatada. Siit võib tekkida küsimus, et kui keegi on ilmselgelt mind kahjustanud, kas ma pean siis laskma sellel jätkuda? Halva mängu juures head nägu tegema või peitu pugema? Loomulikult mitte. Sa saad teha ja peadki tegema, mida iganes on vaja, et see lõpetada. Aga palju targem on seda teha ratsionaalselt, mitte destruktiivselt. Julgus vastu astuda annab inimesele jõu juurdevoolu, mis omakorda avab tee selgusele. Viha, vastupidi, võtab energiat ja seega röövib arukuse. Et kõige drastilisem ongi siis kiremõrv näiteks. Ehk valem on siin lihtne jälle, et vabasta see viha kõigepealt ja hakka esitama küsimusi. Näiteks, milline oleks lahendus, mis tegelikult ka lahendab selle olukorra või selle tagajärjed. Kui inimene soostub ära õppima Sedona meetodi põhialused, ehk veel kord siis Sedona meetod on metoodika, mitte ainult viha, vaid kõikide destruktiivsete emotsioonide vabastamiseks taotluse kaudu. Ja ta hakkab reaalselt kogema seda jõu juurdevoolu, mis vabaneb nii akuutse kui allasurutud ja peidetud viha transformeerimisel, siis sealt vabaneb nii tohutu elujõud, avanevad sellised ressursid ja võimalused, et inimene nagu sünnib uuele elule. Ja ajalugu on näidanud, et Sedona meetodi koolitustel, kus me õpime siis seda allasurutud valu vabastama, saavad just need inimesed kõige kiiremini sellele meetodile pihta, kes tulevad otsima leevendust oma taltsutamatule rahulolematusele ja vihale. Ega ühelt poolt nad saavad jõudu teadmisest, et nad juba elavad väga kõrge energia kaudu ja et on vaja teha ainult üks väike muutus. Kuidas kasutada selle sama tohutu energia teist kvaliteeti. Ja elu muutub väga kiiresti, natuke peaaegu nagu muinasjutus. Kokkuvõtvalt võib öelda, et negatiivsus igas tema vormis ja varjundis on ääretult ebapraktiline. Ja viha haardest vabanedes ootab inimest muidugi kohe järgmine peibutis, uhkus, millesse siis tavaliselt kinni joostes. Ütlen uuesti. Viha haardest vabanedes ootab inimest kohe järgmine peibutis, uhkus, millesse siis kinni jookstakse. Aga kui ka sellest läbi närida, sest meetod on ju sama, siis võib liialduseta öelda, et inimese jaoks algab päris tema enda elu. Vabaneb jõud, aeg, tähelepanu. Inimene saab juurde tohutult ressursse ja võimalusi päriselt looma hakata seda, millest ta seni ainult unistanud on. Ma arvan, et aitab tänaseks. Aga suur tänu, Annika, jälle selle suurepärase ülevaate eest. Ei pidanud pettuma. Ning ma räägin siia lõppu ka natuke meie suvistest tegemistest. Et kellel on siis soovi teha oma elus radikaalne kannapööre, olete oodatud 14. kuni 16. juulil meie iga-aastasele suursündmusele, milleks on siis Oomika suur suveretriit Häädemeestel Pärnu lähedal, kus on erakordne võimalus 3 päeva kõik koos olla, vabastada ning kus Annika jagab eelkõige oma isiklikku kogemust, kuidas muuta kõik eluvaldkonnad enda elus sädelevaks ja rõõmu pakkuvaks. Et see on alati koht, kus nii-öelda juhtuvad isegi imed. Siis toimub meil 5. kuni 6. augustil Laulasmaal järgmine suhete koolitus, kuidas luua elegantne paarisuhe, kus siis käsitleme Sedona meetodit just eelkõige enda suhete parandamiseks. Ning järgmised Sedona intensiivkursused algavad meil septembrist. Ning rohkem infot leiate meie kodulehelt hoomika.ee ja Facebookist, et olete väga oodatud.
aitäh kuulamast.